minul eriõnnistamise päeval algaski sõda ja mina olin siis 17-aastane. Meil raadiot küll üldse ei olnud, aga kellel raadiod olid, need korjati ju ära. Rahvas ei teadnud ju üldsegi sellest asjast niimoodi, aga arutati ainult, et nii kaugel ja nii kaugel, kui paugud hakkasid. Ka võttis ikka muidugi tükk aega, kui need paugud liikuma hakkasid. Isa tegi varjendi paeauku. Ja mina sinna pani lihtsalt need lauad peale ja mätad sinna peale. Mina mõtlesin, kui see pomm nüüd sinna tuleb, et siis oleme seal elusalt selle soti sees seal all ja mina ikka nutsin kogu aeg ühe õhtupooliku. Siis istusime seal paeaugus, siis veel pommid üle ei käinud, aga lennukid lendasid ja nemad lasid, niisugused lasud olid kogu aeg õhus. Ja siis nagu vaikus ja siis me läksime ööseks tuppa magama. Aga teisel hommikul siis me läksime aita. See oli kivihoone. Püssikuuli oleks kinni pidanud ega muud, aga seal me siis olime niimoodi. Isa käis ikka ühte lugu ukse pealt vaatamas siis neid. Need kahuri mürsud üle meie läksid igavese vulinaga kogu aeg. Isa rääkis meile, ütles niimoodi, et need, mis vilistavad ja vulisuvad, et need meid ei taba, aga need, mis meile langevad, neid me ei kuule ette. Ja siis niimoodi nad vulistasidki seal ikka tundide viisi. Ja isa siis nägi, ütles, et kirik läks põlema. Siis ta vaatas teiselt poolt nurga tagant, et Karoni maja läks põlema. Niisuguse asju tema meile siis kõiki ütles, mis tema väljast nägi. Seda käis sealt mäe pealt, siia mäe peale alguses. Pärast siis sakslased tuli siia Oru sisse ka. Aga rannarahvas seal mahus. Seal olid lahingud merelt ja maalt. Meil oli pisike kääbus põrsas. See ainult lastega koos oli. Ja mina koos põrsaga kadusin ära siia alla Heinemaale. Ja siis kui õhtu isa ja ema otsisid taga, kus poiss on, aga siis üks saksa sõdur oli toonud koju. Ja siis oli see reis kinni suutud. Sõjakäigus ikka lastakse, kuulid vinguvad ja... Te saite pihta siis? No jah. Mis põrsast sai? Põrsast tuli ka tagakoju. Aga keegi ei julgenud sinna alla Heinemaale minna, sest tulevahetus oli sakslased siin Oruses, siis meil seal mäe peal. Aga vanemad siis selle peale ei tulnud, et ütelda, et laps ära mine sinna taha välja peal oma seapõrsaga? Sõjapapinas nad ei tulnud selle pealegi, et poiss jookse läheb. Aga kas pere käis kusagil mujal siis ennast varjamas ka, olite kuskil keldris ära või? Nad olid kõik siin Rehaluse müüride vahel. Oli mahurahvast ja mere ääres, kes tulid. Siin on sõda peale, siis nad tulidki siia meile. Aga te olete siis see mees, kes saab veel öelda, et aga teate, mina olen teises maailmasõjas haavata saanud. See on naljanumber. Keegi usugi seda. Metsast tuli üles üks mees ja see siis viipas isat enda juurde ja isa läks siis sinna vastu sinna lehmalauda otsas seal karjatee juures ja oligi see sakslane ja see siis küsis isalt, et kas bolševikke on. Siis nad hakkasid käima mööda, isa pidi ees minema, kõik need uksed lahti tegema. Sellel sakslasel oli, püss oli käes kogu aeg niimoodi, läks ees, tegi uksed lahti, siis käis ja kontrollis kõik need hooned läbi ja siis läks tagasi sinna lauda otsa ja vilistas, mingi kõva vile niisugune oli. Ja siis hakkas metsast tulema neid
suured hobused, 2 hobust ees, suured vankrid taga ja muudkui tuli, neid tuli ikka palju kohe ja meie õue, meie aed, õunapuude vahed, kirsside vahed, kõik noh, täis niimoodi läksid sinna puha. Ega neid ei saanud seal puindu pärast kätte, kui saega saeti need puud jälle maha kõik ja oli. Õunapuud? Õunapuud ja kirssid ja noh, teate, need suured laiad vankrid niimoodi 2 suurt hobust ees niimoodi puude vahele, noh. Seda pidi läksid küll sinna, aga ega nad tagurpidi seal tagurda ei saanud enam, ega rajada ei saanud, siis puud maha. Jumal, neid oli nii palju, ega siis need ei mahtunud. Nad tegid lehmalauta ka ja kanalauta ja need õled õlgi alla niimoodi ja magasid seal ka niimoodi. Laudas igal pool, kus oli, neid oli nii palju. No võtta, aga mina ei mäleta, mis päev, nädalapäev see siis nüüd oli. Kas see oli nüüd neljapäeva õhtu või oli reede, võt mina ei mäleta. Aga niimoodi nad olid paigal, aga laupäeval hakkasid ära minema. Meil olid juba nüüd sakslased sees, aga külas, tagapool külas, noh seal Ellal ja sealpool tagapool külas olid ju veel need venelased. See jalavägi, nii et läksid siis püssid seljas, kirjud mantlid seljas, läksid sinna alla Unukse poole. Läksid seda küla siis sealt, tähendab, no seal, ma ei tea, seal oli siis kohe nagu püssilahing või midagi, ma ei tea, sellest hiljem sakslane korjas oma laibad ju metsast ja seal oli lausa nagu saksa surnuaed kohe seal külas ühel platsi peal, no muidugi hiljem sakslased korjasid ära need omad surnud sealt, aga noh, matsid ringi või viisid ära. Meil oli suur, üle 30 hektari talu suur, sellepärast meil oli ikka oma 5 lüpsilehma ja niimoodi oli meil ikka omal kogu aeg olemas ja pull ja hobuseid, tööhobuseid ja 3 tükki ja siis noori ja värki. No siin olid need koopad neil, mitte koopad, aga noh, augud niimoodi oli põllu peal, neid oli kohe palju siis, kus varjasid ennast sakslased, kui meil seal tulistas, siis ega nad hoones see sai liitud, nad ei tahti olla. Aga ikka siin sai viga küll, nii et 2 korda käis kiirabi vedamas neid ära siit sakslasi. Vili oli siin peal, aga seal all oli ruum tühi, kus olid torud, mis vendasid seda vilja, kui vili pandi kuiema. Ja me olime siis siin all torude juures siin. Aga kas venelaste või sakslaste eest midagi talus ka ära peideti? Ei, kurat, olnud siin suurt midagi peita. Me ise vahepeal küll olime siit metsa sisse minna. Olime seal sugulaste juures ka vahepeal ise veel kodunt ära. 8 või 9 sakslast sai surma. See Vene tulesiht oli siin mäe peal. Ja tal oli hea siis nii-öelda juhtida seda kaurituld. Sakslane oli julge, ta kolas siin ringi, ma ei hoolinud millegi. No mis neist surnud sakslastest siis sai? Need paeti siia tee ääre, aga siis pärast hiljem viidi ära. Aga siin oli ikka tükk aega need sakslased ja siia toodi veel, siin põllu peal sai üks surma, siin mis sai ja veel üks tuudi sealt tagantpoolt veel, nii et siin oli, kas oli 7 või 9 auto midagi. No kas tuleb meelde ka, kus kohas see voodikoht umbes oli siin? No seda ma ikka arvan küll, et ta siin oli. Umbes siin kuskil? Jah, siin nagu ta oli keskpaikesta keldri. Aga siis sinnapoole läksid veel voodid? Eks neid oli ikka siin ümber ringi. Nii, no tulede järgi väikesed tuled olid. No ma ei tea, kus kohtil see oli, kus see loomadoktor oma perega oli. No see loomadoktor oli kuskil siinpoole, kus tal see naine sünnitama hakkas siis? Siin selle
ava lähedal. Selle ukseaugu lähedal? Jah, aga no ega meie kas jäime magama või kas me enam seda nägime. Aga mingi tuli oli siis ikka sees, inimestel olid petrooleumilambid nendel olid ju petroollambid või laternad, mis see aeg olid. Ikka midagi valgus oli. No see on nii suur kelder, see on peaaegu nagu lossina all, siia ikka sai terve küla kokku tuua. No jah, aga ega neid ei olnud nii väga palju. Nad kõik olid ikka oma kodu nagu. Kas kodus oli kõik korras või midagi juhtus kodus? Siit läksime ära, siis oli juba toauksed lahti tehtud ja Saksa sõjavägi oli juba tubades seal ja hobused, need olid siis kuuri alle pandud. Nii et oli juba sõjavägi ees. Kui see sõjategevus siit üle läks 41. aastal, kas teie kodu sai kuidagi kannatada ka? No nii palju oli, et mis sinne sauna otsa tuli üks pomm. Ja teine tuli Einamaa serva ja oligi niidumassina kõrvale kohe, nii et niidumassina oli Einamaale viidud ja aga neid nagu tee peale ei tulnudki rohkem. Need läksid üle küla juba sinne Sonda poole ja Soosse. Lapsel läks see asi nii kergemalt üle, aga eks vanad olid ju närvis ikka igate moodi. Et mismoodi ja no isa oli mul juba esimese sõja invaliid. Nii et eks tema teadis juba ja oli sellega hirmul. Ja kas lapse jaoks oli see asi ka natuke hirmus või lapsed, nagu te ütlesite, võtavad kõike kergemalt või oli see niisugune nagu natuke põnevuse asi ka, et saab sinna keldrisse ööseks minna? No mis seal oli? Eks see oli meil hirm, et tehti ju sinne koduse varjend, nagu kaevati sinne maja taha auk. Aga ise oleme õega rääkinud, et eks see oleks meil auaks olnud, kui oleks sinne kõrvale kuhugile pomm tulnud. Liivane maa ja peal oli siis latid ja latide peale oli siis pandud mingi muld ja tihendus. Aga ega seinad ei olnud ju midagi kindlust, et need oleks võinud auaks teha meile. Aga kolmekesi me olime, ema ja mina ja õde. Seal siis ikka ka veel paar ööd. Aga no isa oli toas siis. Aknad jäeti lahti, et kui nüüd mingisugune pauk tuleb, et siis ei lõhu aknaid. Aga kas isa selle varjendi siis ehitas nii-öelda omast tahtest või omast arusaamast või öeldi, et tuleb ehitada? See oli omast tahtest. Ja siis oli kuuri alle olid need suured, enne vanast olid need viinavaadid või mis nad olid. Ja neid oli siis tehti auke, need vaadid pandi maa sisse ja sinne siis vili. Meil oli veel 2 vaate oli, ühes oli siis vili pandud ja teises oli siis riided ja niisuguseid paremaid asju. Seda tean, et naabril seal oli veel neid, nagu põgenikuks oli selle sakslastel kaasa võetud naised. Need olid siis naabri juures seal korteris. Mismoodi, kust nad need naised kaasa võtsid? Selle ülemusel oli üks venelanna ja see käis siis õhtatel selle ülemuse juures. Et see oli nagu sõjasaak või? Ja. See on teie naabertalu, mille juures me oleme. Mis selle talu nimi oli? Aaviku talu. Ja see pandi siis 41. aastal põlema. Kuidas see põlema läks? Sakslased ründasid, aga ei pääsnud edasi. Vene kuulipiird oli lakkas üleval Pööningu aknast tulistas ja siis sakslased lasivad rakettide põlema selle maja ja siis Einalau ka siin kõrval selle ka. Ja siis venelased tagasi ära. Kas külarahva jaoks see koht oli niisugune looduslik peidupaik? Ja, looduslik peidupaikana. Ja see oli siis 41. aastal, kui külainimesed siia peitu tulid? Ja, kui lahingud toimusid siin Padaju ääres. Ja kui palju neid inimesi siis võis siin olla? No siin oli vist neid ikkagi üle 10 inimese vist. Sest et
siit naaber ka siitpoolne oli ja siis sealt 3 pere rahvast sealt Vana-Veskilt ja meil oli pandud need toidunõud olid, üks väike niisugune väike kirst oli niisugune ja toidunõud olid pandud kõik sinna kirstu sisse, tähendab niisugused nõud, mis kogu aeg tarvitusel ei olnud, olid vanasti oli ju vaagnad ja kausid ja kõik, mida iga päev ei olnud käes. Aga need sai panna sinna kirstu sisse ja siis oli meil veel suhkrut, kuigi palju ostetud valmis, see suhkrukott sinna kirstu sisse ja siis see Nõukogude lipp, Vene lipp, see oli kokku niimoodi pandud ja oli seal peal lihtsalt mitte lippu peitmise mõttes, aga lihtsalt oli lipp sinna peale pandud niimoodi nende toidunõudele ja kaas peale ja see kast oli aias põõsaste vahel niimoodi. Muidugi selle, et et kui nüüd põlema läheb või midagi, et võib-olla sinna põõsaste vahele jääb siis alles või midagi niisugust. Ja sakslased said selle sealt muidugi kätte ja leidsid selle punase lipu, suhkru nad võtsid ära sellest, nad ei rääkinud sõnagi ja võtsid selle punase lipu ja tulid tuppa ja isa juurde, et oled bolševik ja isa seina äärde kohe ja ikka see punane lipp ja isa venelastega isa sai kõik jutud räägitud, ta vene keelt nagu oskas ju, aga sakslastega ei saanud nii palju mõne sõna saksa keelt sorkes rääkida ja tee mis tahad, aga siis juhtus niimoodi, et tulid naabritüdrukud jälle meile sinna, nagu sel ajal hulkusime üheskoos teise vaatame, kus kellelgi midagi juba juhtunud on ja nemad tulid meile ja nemad siis seda saksa keelt kuigi palju niimoodi oskasid ja nemad suutsid selgeks teha, et need lipud pidid olema, igas peres nõuti, et peab olema see Nõukogude lipp. Siis sai niimoodi, tuli oli pliidi all ja siis tõsteti tõsteti see kattel sealt pada sealt pliidi tule pealt ülesse ja siis isa pani ise selle lippu sinna alla niimoodi. Siis oli rahu majas. Kuigi palju mäletan, siis ma olin juba 5-aastane, 44. aastal. Siis need SS-mehed tahtsid seapekki saada. Meil oli seal laudas Emmis, Tiina Emmis ja ma ei lasknud seda lauta. Aga mina poisike, ikka igal pool ninapidi juures. Ja siis siin müüri serval ma seisin ja siis sakslane see tahtis nüüd ema hirmutada ja lasi automaadist ümber minu. Aga ma siis seda ka õieti ei mäleta, aga ikka tean, et lasti, aga. Aga mis sellest seast siis sai? Ema ikka ei andnud ära? Alles. Sellepärast, et siin üle jõe selle maja juures, seal majas elasid saksa ohvitserid. Ja need kuulsid laskmist ja jooksid kohe siia. Ja siis oli need SS-mehed saadi otse Narva rindele. Ilma igasuguse tribunaalita palusid küll ema käest andeks ja kõikide käest, aga midagi läksid ikka. Ema ei andestanud seda. Me seisame praegu ühe kraavi juures. Mis kraav see selline on? See ehitati 44. aastal kaitsekraav oli siin. Sakslaste ehitatud. Need oli 30 meetri pikkused kaitsekraavi pesad koos punkri ja kuulipildu ja kahearune siin niisugune. Kas siis sakslased ise ehitasid või nad panid kohalikke ka tööle? Oleks võidud ju see 15-aastane poiss ka tööle panna? Sakslased, tällel oli tüepatt oli ja need olid suurem osa Belgiast ja Hollandi mehed olid siin tööl, keda Saksa sõjaväkke ei võetud vist. Totti meesteks kutsuti need. Aga kus nad elasid siin kandis? Siit ülesse poole Padaorus oli barakid tehtud ja seal Padaorus elasivad nad. Siin ehitati üks punker ka, iga kaeviku jupi peal oli punker
palkidest oli lagi peale tehtud ja muld oli peal. Kahekordselt samane palgid olid peale pandud. Padaru kivisillad lasti ka mõlemad õhku, tsaariaegsed sillad olid seal. Need lasti õhku. Isa tuli kirikust pühapäeval ja ütles, et nüüd tuleb hakata minema, et niisugune korraldus anti või et see venelane tuleb uuesti sisse ja inimesed hakkavad nüüd rändama. Et me ka peame panema kolud kokku ja mis selle siis meil oli, siis oli meil juba jälle 2 hobust ja uued, sest see oli juba see aeg läinud. Peame panema oma kolud peale, peame hakkama ka reisima. Vanaema oli juba siis surnud ka, nii et enam lamajat haiget meil ei olnud. Mina jälle nutt lahti ikkagi, et meie loomad, kuhu need siis nüüd jäävad, kes meil siis ikka veel, see oli oma majapidamine sel ajal ju veel ikka kõik. Ja mis sinna kaasa võtta kuda ja mina ikka siis loopisin neid riideid ikka välja, et mida siis kaasa võtta, ei see vehksin nutta seal kallal, see oli kohe võimatu asi ju. Ja siis isa ütles niimoodi, et mina ei ole ühegi inimese peale kaebamas käinud ega ühelegi halba teinud ega halba sõna öelnud ja kui meid nüüd tapetakse, siis see on meie saatus, me sellest ei pääse. Ei lähe me kuhugi. Mina loopisin tagasi aitajal need kolud ja jäime paika jällegi. Kolpina mees oli Nikolai Belski. Väga meeldiv, väga tore mees, ma tundsin teda hästi. Ja tema ühesõnaga kukkus oma lennukiga sinna Uljaste soosse, siin kõrval. Ja siis tema kuidagi sattus siit läbi selle metsa, sattus meie juurde. Minu arvates, miks ta ennast varjas, tähendab, ta oli deserteerus ja tuli siia meile ja minu tädi, kuidas tema ei osanud vene keelt, see mees ei osanud eesti keelt, mis neil siin tekkis, ma ei tea, aga igatahes tädi varjas teda. Ja pärast sõda nad abiellusid, sest laps oli juba sündimas ka. Ja siin tähendab, vanaisa ei sallinud venelasi. Ja siis, kui vanaisa oli kodus, siis peideti ennast sinna sauna, elati saunas. Aga kui vanaisa välja tuli, siis puges ta sinna meie keldrisse ja varjas ennast seal. Saunast nad läksid üsna varsti peale sõda ära ja läksid Kolpinasse. Ja Kolpinast tuli siis tädi tagasi, siis nad elasid Aseris ja pärast elasid Sillamäel. Vot milline lugu, sõda viskas ühele Eesti naisele taevast alla vene mehe. Just, ja pealegi tädi oli veel niisugune naine, kes oli väga valiv. Ta oli ilus naine ja tal oli palju kavalere ja ta oli väga valiv naine. See mees õppis üsna ruttu eesti keele selgeks, sest ta armastas tädi.